niisugused huvitavad realiseeringuid on, et loomulikult maailm peegeldab meid ennast ja see on juba vana tõde, eriti teised siis elusolendid inimkehas ja eriti sugulaste seas, eriti nendega, kellega sa kõige tihedamini läbi käid. Missugune on siis materiaalse maailma nõnda nimetatud armastuse evolutsioon. Alguses öeldakse, et ülihing teeb niimoodi, et kaks hinge nagu hakkavad millegipärast üksteise poole tõmbama, eks ju. Suurel juhul on niimoodi, et ühepoolne, aga ütleme, et ideaalis siis sa tunned, et see on sinu ja tema tunnevad, et see on temale parim ja kõik on hästi. Siis on armumise faas, kus öeldakse, et karma veel ei toimi justkui. Iga väike kiiks või jama paistab lihtsalt armas nunnu olema. Või nagu teadlased mõõtsid, et hullumeelsuse ja armunute vahel on väga väike vahe, siis tehakse väga palju ka lollusi, eks ju, suures entusiasmis. Ja ütleme, et kõik läheb hästi, eks ju, armud, kõik ilus. Mesinädalad on läbi, siis hakkab nagu argipäeva elu, et hakkame ehitama uut kuningriiki. Vot siis Jumala armulikkus võtab teise vormi, algust ta teeb, eks ju, ülihinge pühavõimuna, seab teid kokku, eks ju, et maailm jätkuks, sugusaks jätkuda, eks ju. Ja siis üks hakkab märkama, teine ärkab teises, siis märkab igast huvitavad momente, mis nagu natuke häirivad, eks ju, pärast armumise faasi. Sa lööd käega alguses, aga siis mingi hetk nagu et päris palju pead kannatama mingi teise peidetud kiiksest. Alguses me oleme hästi meeldivad, aga tegelikult Kaliuga enamus me oleme üsna katki, eks ju. Omadust ei ole väga kõrgel. Aga me oskame show'd hästi teha, aga kui sa ninapidi koos oled 24/7 argipäeval, mitte 24/7, aga ikka niimoodi aastad, siis Jumala armulikkus hakkabki toimima niimoodi, et hakkab siis see lihvimispaber, liivapaber tööle. Et nüüd on vaja siis nagu seda arengumomenti ka, et kes on parem sind arendama kui see, kes on sul kõige lähemal, eks ju. Tema teab sul iga seda pluss ja miinust ja Kaliugal meil on madalad omadused, muidugi me mõtleme, et mingi hetk, enamus me läheme selle alt, et võtame teine on parem, et see lihtsalt, ma ei teadnud. Sa võtad teisega nagu mingid teised asjad, mida sa ka ei teadnud, siis võtad kolmanda, eks ju. Niimoodi kõik see kultuur on ehitatud üles. Aga ütleme, et sa oled tubli, et sa nagu ütled, et okei, see on saatuse poolt ja tavaliselt inimestel on juba ühisvara, lapsed, siis nad ei, vahetele kuidagi veame välja, eks ju, tuima tundega. Teeme oma töölõigud ära ja kohustused. See on veel hea variant. Aga siis, see lähedane inimene võtab selle noa ja ta oskab väga hästi, see on nagu see südames leida need kohad, mis sa ühiskonnas show teed ja peidad, eks ju, aga siis Jumal teeb nii, et see lähedane inimene hakkab sind lihvima ja siis ütleme niimoodi, et võib sellise aforismi öelda, et lõpuks lähedane inimene näitab, tema missioon on sellest näitab, et kui kehv inimene sa oled, kui kehva ta iseloomu omadustega. Ta oskab selle välja tuua kuidagi, looduse Jumal ja karma ja see kõige lähedasem inimene teeb selle niimoodi, et sa tunned, et kui sul on mingi südametunnistus, et what the heck, et tal on ka mingid vead, aga vahet ei ole, sellega tegeleb Jumal, aga ma vaatan, tema oskab ikka jõle hästi näidata, kui kehv inimene ma olen. See on siis lühidalt siis evolutsioon, tänapäeva armastuse evolutsioon, aga pärast, kui vaimselt areneda, annad andeks, eks ju, saad aru, et keegi ei olegi sinna ennast teadvustanud hing, eks ju. Oled tänulik sellegi eest, mis on selle variandi eest, et sind keegi üldse välja kannatab. On sellised ilusad imelised mõtted.